Aastakümneid on Islamivabariik oma rahvale rääkinud, et Hiina on tulevik. IRGC ehitas kogu oma majandusliku ellujäämisstrateegia üles Hiina rahale. Tegelikult voolas enne selle sõja algust 97% Iraani naftast Hiinasse. Varilaevastik, varjatud rafineerimistehased, krüptomaksekanalid, sanktsioonide all olevad pangavõrgustikud, kõik režiimi loodud lahendused põhinesid eeldusel, et Hiina on alati olemas. Kuid Iraani rünnakute tõttu Hormuzi väinas suletakse nüüd Hiinas tehaseid ja tänavatel puhkevad protestid. Midagi, mis pole sugugi tavaline nähtus. Seetõttu kutsus Hiina president Xi Jinping hiljuti avalikult Hiinat üles avama Hormuzi väina. Iraani plaan on rängalt tagasilöögi saanud ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi palub nüüd kokkulepet. Nad tahavad, et USA blokaad kaoks ja on valmis selle eest kõike pakkuma. Alles eile saatis Iraani revolutsiooniline kaardivägi tegelikult Ameerika Ühendriikidele salajase rahulepingu ettepaneku, mis avaks Hormuzi väina väga kiiresti. Aga enne kui me jõuame rahulepinguni, vaatame, mis täpselt toimub Hiinas ja miks Xi Jinping pöördub Iraani vastu. 4 mänguasja tehast Guangzhou suleti samal päeval, jättes peaaegu 10 000 töötajat üleöö tööta. Kõige hullem on see, et neile töötajatele polnud kuude kaupa palka makstud ja nüüd on tehas suletud. Tehase sulgemine tuli ajal, mil plasti hind, mis on valmistatud naftast ja maagaasist, tõusis järsult pärast seda, kui liiklus Hormuzi väinas aeglustus IRGC rünnakute tõttu tsiviillaevadele. Hiina mänguasja tööstus oli juba niigi suurte kulude surve all, kuid see sõda on olukorra täiesti kriitiliseks muutnud. Ja kuna töötajad ei olnud mitu kuud, võib-olla 2 või 3 kuud palka saanud, on nad nüüd tänavatel protestimas, nõudes saamata jäänud palka ja tulevast hüvitist. See ei ole üksik juhtum. Me näeme märke, et kogu Hiina majanduses hakkavad tekkima praod. Esiteks on meil autode müük, mis langes märtsis ja on aprillis veelgi kukkunud. Siis on meil restoranid ja hotellid, kus kliente käib vähem, kuna majapidamised muutuvad ettevaatlikumaks. Ja siis on meil tehased. Ja ma ei räägi ainult mänguasja tehastest, vaid üldiselt tehastest, mis aeglustuvad müügilanguse tõttu. Autod ei lähe automüüjate platsidelt kaubaks. See tähendab, et tehased ei saa enam toota nii nagu varem. Ja see tähendab, terasetehased aeglustuvad. Ja see tähendab, et kõik asjad, mida autotehas kasutab, aeglustuvad samuti. Ja põhjus, miks ma keskendun nii palju autodele, on see, et just need andmed avaldas Hiina valitsus hiljuti. Meil ei ole muid andmeid, millega täpselt võrrelda, mis toimub. Muidugi, ma ei taha jätta muljet, et ainult Hiina kannatab selle tõttu, mis toimub Hormuzi väinas. See ei ole kindlasti tõsi. Aga ma tahan rõhutada neid uusi andmeid, mis Hiinas tulevad, sest nädalaid on inimesed väitnud, et Hiina võidab seda sõda, mille Ameerika Ühendriigid alustasid. Tegelikult see lihtsalt ei vasta tõele. Hiina ametnikud teadsid algusest peale, millises olukorras nad on. Ja just sellepärast ei toetanudki nad Iraani kunagi avalikult. Nad olid alati ettevaatlikud ja kutsusid Iraani alati üles mitte korraldama terrorirünnakuid Pärsia lahe riikide vastu. See oli muidugi paljude jaoks üllatav, sest nad uskusid, et Iraan ja Hiina on nagu parimad sõbrad, igavesed liitlased või midagi sellist. Tegelikult see päris nii ei ole. Loomulikult ostab Hiina palju Iraani naftat. Umbes 11% Hiina nafta impordist tuleb Iraanist. Aga teisest küljest on Iraan täielikult sõltuv Hiinast. Nagu ma alguses ütlesin, läheb 97% Iraani nafta ekspordist Hiinasse. Aga Hiina vaatenurgast on nad palju rohkem sõltuvad teistest Pärsia lahe riikidest kui Iraanist. Näite, umbes 40% Hiina naftast tuleb teistest Pärsia lahe riikidest nagu Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar. Ja see tähendab, et nad ei taha Pärsia lahe liitlasi vihastada lihtsalt selleks, et näidata oma toetust Iraanile. Ja just sellepärast kutsuski Xi Jinping hiljuti avalikult Iraani üles avama Hormuzi väina. Vaadake. Siin on avaldus. Ja see avaldus tuli välja samal päeval, kui mänguasja tehas hakkas sulgema. Xi Jinping kutsub Iraani üles avama Hormuzi väina, öeldes, et see vastab piirkonna riikide ja rahvusvahelise kogukonna ühistele huvidele. See on veel üks näide sellest, kuidas Iraan on Hiinast palju rohkem sõltuv kui vastupidi. Hiina on just Hormuzi väinast palju rohkem sõltuv. Nad tahavad, et iga riik saaks kasutada Hormuzi väina. Nad ei taha, et Iraan lihtsalt kontrolliks väina, nagu see oleks nende teemaksupunkt. Kahjuks Iraani ametnike jaoks ei ole see ainus probleem, millega nad peavad tegelema. Nad tahavad muidugi hoida Hiina juhtkonda rahulolevana, kuid praegu on nad palju rohkem mures millegi pärast, mis toimub otse Iraanis ja mis toimub väga kiiresti.
ja see on USA blokaad ning Iraani naftamahutite täitumine. Eile rääkisime sellest, kuidas olukord oli muutumas nii meeleheitlikuks, et iraanlased tõid välja tankerid, mis olid juba pensionile saadetud ja kasutavad neid nüüd ujuvate naftahoidlatena. Nad panevad nafta nendesse tankeritesse ja lasevad neil lihtsalt Pärsia lahes ujuda, kasutades neid ajutise hoiustamiskohana, ma arvan. Ma ei ole kindel, mis oleks õige sõna selle kohta. Aga isegi seda tehes ei anna see neile eriti hingamisruumi. Ja selle tõttu lähevad nad nüüd veelgi vanamoodsama lahenduse juurde. Ja mida ma selle all mõtlen, on see, et nad toovad välja vanad naftapaagid, hoiustamispaigad, mis on sisuliselt kasutuskõlbmatud, aga nad kasutavad neid lihtsalt selleks, et oma naftaväljade eluiga pikendada. Nagu te ilmselt juba teate, ei taha Iraan oma naftavälju sulgeda ja sellepärast nad üritavadki leida igasuguseid võimalusi, et seda otsust nii kaua kui võimalik edasi lükata. Lisaks sellele on Iraanist tulnud veel üks raport, mis ütleb, et iraanlased põletavad nüüd oma naftavarusid, põhimõtteliselt oma naftatooteid, et nad ei peaks tootmist sulgema. Naftaleegid põlevad Iraani Kusakstanis pühapäeviti intensiivselt, paisates õhku tugevat saastet. Kadrid on filmitud ajal, mil väidetavalt kehtib USA mereblokaad ja spekuleeritakse, et täis saanud naftahoidlad sunnivad tootmismahtude ohjamiseks põletamist suurendama. Nüüd, et anda sellele olukorrale veidi tausta, naftatöötlemistehased põletavad tavaliselt alati midagi. Tavaliselt on see maagaas, mis tuleb välja, kui naftat pumbatakse ja nad lihtsalt põletavad selle kõrgel taevas ning lasevad selle lihtsalt õhku. Me näeme seda kõikjal, Texases, eriti siin Houstonis. Aga paljud inimesed väidavad nüüd, et põletamine Iraanis on märkimisväärselt kasvanud pärast seda, kui USA blokaad kehtestati. Ja arvatakse, et iraanlased põletavad oma rafineeritud tooteid. Põhimõtteliselt põletavad nad naftat või midagi muud, et teha ruumi kogu sellele naftale, mida nad välja pumpavad. Et nad saaksid selle ladustada kohtadesse, kus varem hoiti seda kraami, mida nad nüüd põletavad. Ausalt öeldes olen ma selle raporti suhtes veidi skeptiline, sest naftaväljad pumpavad välja väga palju naftat. Sa ei saa nii palju naftat põletada ainult 2, mis iganes need on, korstnaga. Seega on ebatõenäoline, et Iraan just seda teeb. Võib-olla on see midagi muud, võib-olla midagi, millest ma aru ei saa. Nii et need, kes teavad naftatööstusest minust rohkem, võivad allpool kommentaaridesse kirjutada. Aga siin muutuvad asjad natuke segasemaks, sest kõik märgid, mis Iraanist tulevad, on Ameerika Ühendriikide jaoks head märgid. Tundub, et Iraani režiim on jõudmas murdepunktini, kus nad peavad tegema otsuse oma naftatootmise ja naftaväljade osas. Aga keegi ei tea täpselt, millal Iraani laod täis saavad ja keegi ei tea, kuidas nad kohanevad ning kuidas need kohandused mõjutavad ajakava, millal laod täis saavad. Hinnangud selle kohta, millal see kõik juhtub, on väga erinevad. Tegelikult ütles president Trump alles eile, et Iraanil on vaid 3 päeva. Kuulake. Aga see, millele te viitate, on see, kui teil on tohutud naftakogused, mis voolavad teie süsteemi kaudu. Kui mingil põhjusel see liin suletakse, kuna te ei saa seda jätkuvalt konteineritesse või laevadesse panna, mis ongi nendega juhtunud, neil pole laevu blokaadi tõttu. Juhtub see, et see liin plahvatab seespoolt nii mehaaniliselt kui ka maa sees. Juhtub midagi ja see lihtsalt plahvatab. Nad ütlevad, et neil on jäänud vaid umbes 3 päeva enne, kui see juhtub. Ja kui see plahvatab, ei saa seda enam kunagi endisel kujul taastada. Teisisõnu, isegi kui sa selle uuesti üles ehitad, on seda väga raske täielikult taastada, kuid see oleks vaid umbes 50% sellest, mis see praegu on. Nii et see on väga võimas asi, mis toimub. See on kuidagi seotud loodusega. Aga kui see lõpuks ummistub, teisisõnu, kui sa pead selle välja lülitama, kuna sul pole seda õli kuhugi ladustada, kas paned selle laevadele või mahutitesse, mis on neil peaaegu täis saanud, midagi väga halba hakkab juhtuma, nii et ma arvan, et nad on surve all. Nüüd ütlevad teised eksperdid, et see võib võtta 2 nädalat, võib-olla isegi 3 nädalat, kuid see ei arvesta kõike seda, mida Iraan teeb, näiteks vanade tankerite ja õlimahutite kasutuselevõttu. See peaks andma Iraanile veidi rohkem hindamisruumi, aga mitte eriti palju. Seega on võimalik, et Iraan võib peagi murdepunkti jõuda, võib-olla nädala või 2 pärast. Nüüd on meil veel üks märk sellest, et Iraan on sellele punktile lähedal. Iraan pakkus tegelikult Ameerika Ühendriikidele eile välja kokkuleppe Hormuzi väina taasavamiseks. See on uus ettepanek, vaadake. Iraan tegi USA-le uue ettepaneku Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks, kuid soovib tuumaläbirääkimised edasi lükata hilisemale etapile. Selle põhjuseks on see, et Iraani juhtkond on endiselt lõhestunud selles osas, milliseid tuumaalaseid järeleandmisi Iraan on valmis tegema. See ettepanek aitaks sellest probleemist mööda minna ja jõuda kokkuleppeni kiiremini. Nüüd, siin on probleem USA vaatenurgast.
Kui USA lõpetab blokaadi ja sõja, siis kuidas saab USA Iraanilt välja kaubelda rikastatud uraanist loobumise ning rikastamise täieliku peatamise? Need on selle sõja 2 peamist eesmärki. Kui Iraan ei ole praegu valmis sellest loobuma, siis ma kahtlen, et Ameerika Ühendriigid lõpetavad sõja või loobuvad isegi blokaadist. Nüüd, selle tahvli järgi toimub täna Valges Majas suur koosolek, olukorratoa koosolek, ning administratsioon kutsub kokku kõik valitsuse liikmed, et arutada, kui tõsiselt seda pakkumist võtta ja kuidas sellele vastata. Kui te mäletate, siis Iraan on selgelt meeleheitel kokkuleppe nimel. Välisminister käis Pakistanis ja ütles, et me ei taha Ameerika Ühendriikidega kohtuda, aga me kohtume nendega hiljem. Siis läks ta Omaani. Ja samal ajal tühistas president Trump reisi, mille Steve Witkoff ja Jared Kushner pidid ette võtma, et minna Islamabadi iraanlastega kohtuma. Ja selle tõttu läks välisminister tagasi Pakistani, sest ta soovis, et see reis toimuks. Ta tahtis mingisugust kohtumist Ameerika Ühendriikidega. Ja tundub, et selle reisi või sellel teisel kohtumisel Pakistaniga pakkus Iraan Ameerika Ühendriikidele uut kokkulepet. Seda sama kokkulepet, millest me just rääkisime. Nii et Iraan tahab selgelt kokkulepet. Ja nüüd on küsimus selles, mida nad on valmis pakkuma, et saada mingisugune pikaajaline kokkulepe. Teine asi, mida olukorratoas arutatakse, on relvarahu. Kui te mäletate, siis umbes 5 päeva tagasi pikendas president Trump relvarahu ja ütles, et ta pikendab seda ainult 3-5 päeva. Täna on see 5. päev, nii et USA peab tegema otsuse. Kas nad tahavad seda uuesti pikendada või tahavad nad jätkata pommitamiskampaaniat Iraani vastu? Õnneks on meil olemas mõned Iraani ametnike avaldused, kes jagavad oma arvamust selle kohta, mis nende arvates juhtuma hakkab. Mohammad Larazani sõnul, kes on hiljuti surnud Larazani vend, sõja taaspuhkemise tõenäosus on alla 60%, mis on väga omapärane viis öelda, et on tõenäolisem kui mitte, et sõda algab uuesti. Sest isegi kui sõja taaspuhkemise tõenäosus on 59%, on see ikkagi rohkem kui 50%. Seega on tõenäolisem kui mitte, et iraanlased usuvad, et sõda algab väga varsti uuesti. Ainult aeg näitab, mis juhtub. Kindlasti vajutage allpool tellimisnuppu. Niipea, kui meil on rohkem infot selle olukorraruumi kohtumise kohta, anname teile kindlasti teada järgmises videos. Kohtume siis. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasiminemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraanis Karjari dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Tead mis? Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui sind huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti vaata seda. Saad seda vaadata, kui klikid kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsad oma ekraanil lõppkuva videole. Põhimõtteliselt videole, mis on sinu ekraanil.